paus on jälle pikk erinevatel mingitel põhjustel, mida ise ka täpselt ei teagi, miks nii. Ja no raske on, selgelt. Täna eriti, kus nüüd oli see tolm mängis ka veel nii suurt rolli, siis keeruline oli et lihtsalt ei julenud legendi järgi sõita, pidurdasin mitu korda kiiruse nii maha. Eks see tolm muidugi segast kõik, aga arvan, et teised olid võib-olla natuke paremini valmistunud. Kindlasti on kilomeetreid rohkem all see aasta ja natuke võib-olla lihtsam. No tunnen täna parem, kuigi ega kindlasti mul veel mingisugune oma parim tase ei ole, aga sellegi poolest auto läks voolama paremini, legend jõudis kohale enam-vähem normaalselt, et tunne läks kõvasti paremaks ja autoga olen väga rahul, siin ei ole midagi rääkida. Meil korra ise natuke hirmutasime ennast, hüppasime taha parema vedrustuse peale viltu natuke baasi ja tundus, et äkki võis midagi juhtuda, aga ei, et autol ei juhtunud midagi, et ainult siuke kerge ematus oli omal. Küsimus on selles, et kilomeetrid on lihtsalt niivõrd vähe see aasta ja väga raske oli, tolm oli nii palju ees, et ma lihtsalt ei usaldanud oma numbreid ja Raigot muidugi usaldan, aga kogu seda juttu ma ei suutnud läbi selle tolmu sellise hooga sõita nagu ülejäänud esimesed sõitjad, aga no täna oli juba selles suhtes tempo oli palju parem, aga väikseid näpukaid tuli ikkagi väga palju sisse. Erinevaid väiksemaid spinne ja mahapöörete mööda laskmisi ja pidurdusmaad olid käest ära, et eks kilomeetrid on vähe, siis siuksed asjad juhtuvad, aga no lõpuks piisas sellest täna. Üleüldiselt omal tundus juba lõpupoolet on okei, aga ega see päris seda oma tippu kindlasti veel käes ei ole, et selles mõttes on raske öelda. Aga nagu vaadates siin, kuidas me siin eelmine aasta Tartu rallil või Võru rallil aasta lõpus sõitsime viimased sõite ja praegult siis kindlasti on vahe see.